Karl on päris kindlasti selle pre-seasoni kõige kummalisem mäng. Punaseid kaarte kokku 3, aga teisel poolel siis alustasime kokkuleppel ikkagi 11-kesi, lõpuks ikka mõlemad satsid 10-kesi. Päris kummaline. Jah, selline omamoodi mäng, et ega keegi enne hooaega niimoodi mänge ei planeeri, aga no ju siis nii läks ja tuleb ka sellised mängud jalkas ära mängida, et mõnikord ei oska kõigile vastata, et miks need asjad niimoodi juhtuvad, ju siis nii peab olema. Esimene poolaeg täielikult absoluutselt meie kontrolli algusest lõpuni, teisel poolajal Meta oli mängus ikkagi paremini sees kui meie vist võib öelda. No ütleks niimoodi, et esimese poolel lõpp tegelikult korra meil kontsentratsioon kadus palliga mängus, et seal olid juba mingid märgid, et ei tööta nii ladusalt need liikumised, mis mängu alguses. Ja teine poolega oli selline, väga hästi ei saanud aru, et vastane nagu vahepeal lasi mängida, siis me jälle ei suutnud ise ja eks see selline 10-kesi mäng on selline omamoodi, et tundub, et ka selline nagu nende kaartide ja otsustega siin natuke mängijatel oli ka väga keeruline, et me ei teanud siin minut aega enne teise poole algust, et kas me ikka jätkame 10-kesi või 11-kesi, et ei saanud sellist võib-olla head hoogu või rütmi sisse selleks teiseks pooleks, nii nagu peab, et ühesõnaga, enne mängu oli kokkulepe, et punase kaardi puhul jätkame poolajal. See on nii pikk lugu, ma ei viitsi sellest rääkida. Okei, ühesõnaga alati kokkulepped ei pea. Kui see pre-season nüüd kokku võtta, me läheme ju pühapäeval nädala pärast siis superkarikale. Skoorid nii ja naa, mängud nii ja naa. Kuidas sa tervikuna pre-seasoni ja meeste valmisoleku hooajaks kokku võtad? No täpselt nii, nagu need mängud olidki, et oli kõik, et oli niid ja oli naad, et me kindlasti soovisime ideaalsemat, aga mis me ikka seda jaanuari-veebruari taga nutame, et tegime iga päev oma tööd nii hästi kui saime, et read tänasel päeval suht tõredad, et kas meist sõltuvalt või mitte, seda ei tea kunagi, et kui saame rivid korda, tuju paika, siis oleme lahinguks valmis Floraga võitlema ja tegema. Tahaks kindlasti, et olukord oleks mängijatel parem ja ka võib-olla selline mängurütm ja režiim paremini toimiks, aga küll saame hakkama ja paneme rivid korda järgmiseks nädalaks. Seesama Laatsaret tänagi jälle tohutu hulk põhimehi puudu, aga ma sain aru Gerdi jutust, et väga paljud pigem ikkagi ettevaatavalt sinna tähtsale superkarika mängule. Jah, kui nii võib öelda, et treenime alati nende mängijatega, kes terved on ja kui kellelgi on mingid väiksed probleemid, siis hooajalisel perioodil pigem ei ole seda nagu suurt riski võtnud, et kellegiga siin selline 50-50 mängijaga nagu mängule minna, et eks näeb, et tõenäoliselt järgmine nädal, kolmapäev, neljapäev on see pilt selgem, et kes meil siis lõpuks need kõige tervemad ja paremad mängijad selleks hetkeks on, kellega pühapäev valmis olla. Aitüma, Karla! Olu!